Kunagi elas ilusas kuningriigis nimega Florendale lahke printsess nimega Lili. Ta ei olnud nagu teised printsessid, kellest olete lugudes kuulnud. Ta ei veetnud oma päevi uhketes kleitides ega käinud suurejoonelistel pallidel. Selle asemel armastas ta loodust ja veetis suurema osa ajast õues, rännates mööda lossi ümbritsevaid põlde, metsi ja heinamaid. Printsess Lilil oli eriline koht, kuhu talle meeldis minna, kui ta tahtis üksi olla. See oli tema salaaed, peidetud kalliskivi, mis oli peidetud sügavale metsa. Keegi teine kuningriigis ei teadnud sellest, isegi mitte tema vanemad, kuningas ja kuninganna. See oli Lili väike saladus, maagiline koht, kus ta pääses eemale lossi kiirest maailmast. Sissepääs aeda oli peidetud paksu luuderohu kardina taha ja selle leidsid vaid need, kes teadsid, kust otsida. Luuderohi oli nii paks ja roheline, et nägi välja nagu tugev sein. Kuid Lili teadis täpselt, kuhu lükata, et leida selle taha peidetud väike puidust uks. Uks oli väga vana ja samblaga kaetud, kuid Lilile meeldis see, sest tundus, nagu oleks see seal olnud 100 aastat ja oodanud, kuni ta selle avastaks. Kui Lili esimest korda ukse leidis, oli ta vaid 5-aastane. Ta oli metsas mänginud liblikaid taga ajanud ja metsalilli korjanud, kui märkas luuderohukardinat õrnalt õõtsumas, kuigi tuult polnud. Uudishimulikuna lükkas ta luuderohu kõrvale ja leidis ukse. Alguses kõhkles ta seda avamast, kuid miski tema sees ütles, et kõik, mis ukse taga on mõeldud talle. Nii võttis ta julguse kokku, keeras roosast käepidemest ja astus sisse. Hetkel, kui ta sisenes, teadis Lili, et ta on leidnud midagi erilist. Aed oli nagu midagi, mida ta polnud kunagi varem näinud. Õhk oli täidetud magusa lillelõhnaga ja kõik näis päikesevalguses sädelevat. Seal oli igasuguses värvi lilli, roosid punased nagu rubiinid, karikakrad valged nagu lumi ja tulbid roosad, oranžid ja kollase varjundiga. Muru oli pehme ja roheline ning keset aeda voolas väike selge oja, mis sätendas eredalt päikese käes. Kuid see, mis tegi aia tõeliselt maagiliseks, olid seal elavad loomad, linnud, kes laulsid kõige ilusamaid laule, liblikad, kelle tiivad sädelesid nagu ehted ja hüplevad kohevate sabadega küülikud. Kuid seal oli veel midagi veelgi imelisemat. Lili avastas peagi, et suudab oma salaaias olevate loomadega rääkida ja nemad saavad vastu rääkida. Lili leidis loomade seast palju sõpru, kuid tema lähim sõber oli väike hõberebane nimega Silver. Silver oli tark. Ta teadis alati, kuidas Lilit naeratama panna, kui ta oli kurb. Ühel päeval, kui nad pikutasid suure tamme all, pöördus Silver Lili poole ja ütles: Printsess, sinus on midagi erilist. Sul on puhas süda ja seepärast ilmutas aed end sulle, kuid on midagi, mida sa pead teadma. Sellel aial on saladus ja ainult sina, Lili, saad seda kaitsta. Lili silmad läksid suureks. Saladus? Missugune saladus? Silver vaatas ringi, veendudes, et nad on üksi. Kummardus siis Lili poole ja sosistas. See aed pole lihtsalt tavaline koht. See on elus ja on ühendatud Florendali kuningriigiga. Kui aeda hoolitsetakse ja armastatakse, õitseb aed ja õitseb ka kuningriik. Aga kui aiaga midagi juhtub, kannatab ka kuningriik. Lili tundis uhkust ja vastutustunnet, mis teda valdas. Ta armastas Florendali ja ta armastas veelgi rohkem oma salaaeda. Ta lubas Silverile, et teeb kõik, mis võimalik, et aeda kaitsta ja hoida. Palju aastaid pidas Lili oma lubadust. Ta külastas iga päev aeda, hoidis lilli, rääkis loomadega
ja veendus, et kõik oleks täiuslik. Aed täitis teda omakorda õnnega ja andis jõudu, mida ta vajas, et olla tark ja lahke printsess. Kuid korraga ühel suvel tabas kuningriiki kohutav põud. Jõed kuivasid, vili põldudel kuivas ning Thorendal rahvas muutus murelikuks ja oli näljas. Hoolimata põuast jätkas Lili oma aia hooldamist, lootes, et see jääb kuningriigis valitsevatest muredest puutumata. Kuid ühel päeval aeda jõudes avastas ta, et lilled olid närbumas ja oja oli lakanud voolamast. Loomad nägid välja väsinud ja kurvad ning kunagine elujõuline aed näis olevat oma võlu kaotamas. Lili muutus väga murelikuks seda nähes ja ta ei teadnud, mida teha. Ta tormas Silverit otsima, kes istus vaikselt oja ääres, hõbedane karv tuhm ja silmad täis muret. Silver, mis aiaga toimub? Küsis Lili nuttes. Silver ohkas ja raputas pead. Põud on mõjutanud ka aeda, printsess. Aed on seotud kuningriigiga ja kui kuningriik kannatab, kannatab ka aed. Lili põlvitas Silveri kõrvale pisarad silmis. Mida ma teha saan? Kuidas ma saan päästa aeda ja kuningriiki? Silver mõtles hetke ja ütles. On üks võimalus, aga see pole lihtne. Pead leidma ühe maagilise lille, mis kasvab sügaval aia südames. Sellel lillel on maagiline jõud taastada elu, kuid see on peidetud ja selle võib leida vaid lahke südamega inimene. Lili teadis, et ta peab proovima. Ta ei suutnud taluda mõtet kaotada oma armastatud aed või lasta oma inimestel kannatada. Niisiis asus ta koos Silveriga teele. Nad otsisid läbi aia iga nurgataguse, ronisid kõrgete puude otsa, piilusid põõsast alla ja kahlasid isegi läbi oja, kuid ükskõik kui kõvasti nad ka ei otsinud, ei leidnud nad maagilist lille. Kui päike hakkas loojuma, hakkas Lili lootust kaotama. Ta istus sammaldunud kivile, tundes end väsinuna ja kurvana. Võib-olla ma polegi nii lahke südamega, kui arvasin, ütles ta kurvalt. Võib-olla ma pole see, kes peaks aeda päästma. Silver paitas õrnalt Lili kätt. Ära anna alla, printsess. Mõnikord on vastused, mida me otsime, otse meie ees, kuid me ei näe neid, sest otsime liiga kaugelt. Lili vaatas uuesti aias ringi. Ta mõtles kõikidele kordadele, kui ta siin mängis, kõikidele loomadele, kellega ta oli sõbrunenud ja kõikidele lilledele, mille eest ta oli hoolitsenud. Siis meenus talle midagi, mida ta ema oli talle kunagi öelnud. Suurim maagia tuleb armastusest ja pole tugevamat armastust, mis tuleb lahkest südamest. Seda mõtet silmas pidades sulges Lili silmad ja hüngas sügavalt sisse. Ta lasi lahti oma muredest ja kahtlustest ning keskendus armastusele, mida tundis oma aia ja kuningriigi vastu. Ta kujutas aeda sellisena, nagu see kunagi oli, täis elu, värve ja maagiat. Järsku tundis ta rinnust soojust ja kui ta silmad avas, nägi ta aia keskelt tulevat valgust. Ta järgnes valgusele, süda erutusest tuksudes, kuni jõudis väikesele lagendikule, mida ta polnud kunagi varem märganud. Lagendiku keskel oli lill, mida ta kunagi varem näinud ei olnud. Selle kroonlehed olid sinise ja kuldse varjundiga. Lili teadis kohe, et on leidnud maagilise lille. Värisevate kätega noppis ta lille ja hoidis seda oma lähedal. Seda tehes tundis ta, kuidas temas voolab läbi energia ja aed tema ümber hakkas muutuma. Närtsinud õied ärkasid ellu ja oja hakkas uuesti voolama ja õhku täitis õitsvate lillede magus lõhn. Loomad tulid peidust välja, nende silmad särasid elust ja rõõmust. Silver naeratas ja tema hõbedane karusnahk säras jälle. Sa tegid seda, printsess, sa päästsid aia. Lili vaatas imestunud ringi, õnnepisarad silmis. Ei, meie tegime seda, Silver. Ilma sinuta poleks ma seda suutnud. Maagiline lill käes teadis Lili, mida ta järgmiseks tegema peab. Ta naasis lossi ja näitas maagilist lille oma vanematele.
kuningas ja kuninganna olid lille nähes üliõnnelikud ja kuulasid, kuidas Lili neile salaiast ja selle seotusest kuningriigiga rääkis. Kuningas ja kuninganna käskisid lille asetada lossi õue keskele, kus kõik saaksid seda näha. Niipea, kui lill oli istutatud, levis selle maagia kogu Florendali. Jõed täitusid veega, vili kasvas kõrgeks ja tugevaks ning inimesed rõõmustasid, kui põud lõppes. Sellest päevast alates õitses Florendali kuningriik ning inimesed elasid rahus ja õnnelikult. Printsess Lili jätkas oma salaia külastamist, kus ta vestles Silveriga ja teiste loomadega, hoolitsedes lillede ja taimede eest. Mis puutub maagilisse lille, siis sellest sai kogu kuningriigi lootuse ja armastuse sümbol. Ja kui keegi küsis Lilit, kuidas ta selle maagilise lille leidis, naeratas ta ja ütles, suurim maagia tuleb armastusest ja pole tugevamat armastust, mis tuleb lahkest südamest. Ja nii elasid Florendali inimesed õnnelikult, meenutades alati päeva, mil nende lahke ja vapper printsess oma armastuse ja lahke südamega kuningriigi päästis.